Pane tähele, et kui toetus kinnitatakse juunis, siis tekib esimene väljamaksekirje juulikuu kohta, mis läheb kohe arvelduste alla ootele rahalehele panemist. See toetus tuleb välja maksta juulikuus. Rahalehe loomisel on soovitav kasutada filtrit periood, et toetus läheks väljamaksmisele selleks ette nähtud kuul. Rahalehe koostamiseks klõpsa nupule arveldused ning seejärel rahalehtede haldamine. Avanenud vaates klõpsa nupule lisa uus rahaleht. Vali maksmisviis ja klõpsa nupule edasi. Avanenud aknas kuvatakse kõik ootel olevad väljamaksed, sealhulgas ka juulis välja makstavad vajaduspõhised peretoetused. Selleks, et vajaduspõhine peretoetus makstaks välja õigel kuul, antud näite puhul juulikuus, otsi üles ainult juunis välja makstavad toetused. Selleks märgi perioodi alguseks ja lõpuks juunikuu. Ja klõpsa nupule otsi väljamakseid. Kuvatakse ainult juunis välja makstavad toetused. Rahalehe koostamiseks klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Rahalehe kinnitamiseks klõpsa nupule kinnita. Rahalehe väljatrükkimiseks klõpsa nupule lae alla. Kui soovid koostada rahalehte juulikuus väljamakstavate vajaduspõhiste peretoetuste kohta, klõpsa nupule arveldused. Avanenud vaates vali rahalehtede haldamine ning seejärel klõpsa nupule lisa uus rahaleht. Vali maksmisviis ja klõpsa nupule edasi. Kui soovid koostada rahalehte juulis väljamakstavate vajaduspõhiste peretoetuste kohta, märgi perioodi alguseks ja lõpuks juulikuu. Ja klõpsa nupule otsi väljamakseid. Kuvatakse kõik juulis väljamakstavad vajaduspõhised peretoetused. Rahalehe koostamiseks klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Rahalehe kinnitamiseks klõpsa nupule kinnita. Rahalehe väljatrükkimiseks klõpsa nupule lae alla.